kell on 7:45, reede hommik, viimane päev. Ja nüüd tuleb siis Tallinna-Narva maantee, nii et. Ja see eile õhtune varane laager, ma tegin, et mul 4 tundi oli aega lihtsalt istuda. See esialgu tundub, et tasus täitsa ära. Jalad on täiesti korras. Kannad üldse valu ei tee. Hästi hea on kõndida. Nii et esialgu hommik tundub hea. See on siis nüüd see jook, mida ma jõin 2011 hästi palju. Muidugi värtsi ei sobi, see on, kus ma selle vee sain, nii puhta vee. Äkki see on veel kakerdaja rabast äkki võetud. Ei, seal on teistmoodi järvevesi, mingi järvevesi tundub. Muidu oli ikka rabavesi, kraavivesi, ikka pruun. Võtta siis see, taas oli suur pudel. Juba see lõhn, mis tuleb, see juba meenutab seda matka. Tulemuseks oli selline oranž, niisugune sodine jook, üks hästi roopärase maitsega. Seda ma jõin hästi palju, nii et hästi tervislik oli kindlasti seda, neid tablette hästi palju süüa. Aga väga ilus ilm on. Kell on 9:30, 2 tundi, täpselt 2 tundi nüüd olen käinud. Ja nüüd siis edasi, ma eeldan, et ma olen selle tee peal, mis läheb Joaveskile, nii et see peaks nüüd olema osa sellest RMK matkateest, need märgid peaks tähendama matkateed. Ja see peaks minema mul seda teed, mida ma liikusin, kus see Kiigelplats oli, see ei mahu peale. Mul oli marsruut natuke teistmoodi mõeldud. Ma tegin ta lihtsamaks. Nii et mul ei ole seda kohta, kus see Joaveski tee, siis see ristmik selle suurema kruusateega, nii et ma lihtsalt eeldasin, seal oli nool näitas seda RMK matkateed ja minu tema mälu järgi, nagu tahaks öelda, see matkatee tuli siit nimelt diagonaal läbi metsa ja Joaveskile, nii et ma eeldan, et ma olen õige tee peal, nii et mingi maa veel käia. Siit tuleb siis eeldatavasti Joaveski, siis mingi koht, mille nime ei ole peale jäänud, Ilumäe järgmisena siis. Siit pääseb läbi kuiva jalaga. Aga see on tõenäoliselt jah, viimane metsalõik. Edasi on tõenäoliselt kõik ikkagi juba päris teed. Olen siin nüüd juba üle mingi 40 minutit juba istunud, jalgu puhanud.
ja tegin ka viimase lõunapausi nii-öelda, sõid viimase konservi ära, viimased võileivad, nii et põhimõtteliselt nüüd on järgi ainult süüa nüüd pihutäis pähkleid ja üks Snickers, nii et ja juua mingil määral, nii et ja lõpp juba tuleb. Siit nüüd ongi, miks ma ei kiirustanudki, ongi, et siit põhimõtteliselt sellest puude vahelt läbi ja siis juba saan tee peale. Ja siis ongi juba sinna küla Ilumäe, see on see 6 tee rist ja siit juba läbi Korjuse küla üles ja siis juba ongi Käsmu ja Ämblik oli ja kõik need, ühesõnaga siit nüüd sellest põllust edasi on ainult teed, nii et see on siis selle matka viimane niisugune istumine. Et ma nagu eriti kiirustan, ma arvan, et aega on vabalt, et nii et natuke veel ja siis korran oma kolli kokku ja siis tuleb üks pikemat sorti teede kõndimine. Sellega siis selle 2015 aasta Selvassaare matka siis see loodusosa läbi. Edasi hakkavad teed kuni Käsmuni välja. Ja hetkel on nagu asjad kõik korras. Eks kannad on läbi. Kell on 3:12. Ütleme, mul on 8, nõks üle 8 tunni aega ja isest oli siin väga mõnus istuda. See on muidugi väga hea, et see lõpp on ilus ilm ja jätab nagu sellest nagu hea tunde sellest asjast, et ei ole mingi niisugune halb ja nii nagu üleeile oli. Nii et siit nüüd edasi ja Ilumäe ja siis Käsmu peale. Mere äärde tulin ära ja nüüd jääb see ainult ametlik nii-öelda kinnitamine, et käia seal Palginive tipus ja on see marsruut nagu lõpetatud. Aga hetkel ma arvan, püsin mingi aeg siin mere ääres ja siis vaatame, mis asi saab. Sellega oli siis marsruut lõpetatud. Kokku tuli kusagil 328 kuni 330 kilomeetrit, mis teeb siis circa 22 kilomeetrit päeva kohta. Loen siis seekord selle marsruudi õnnestunuks, erinevalt siis kahest eelmisest korrast 2011 ja 2012, kui rohkem või vähem ebaõnnestusid need üritused. Ideaalne ei olnud ka seekord. Kõige hullem oli, et saapad lagunesid ära suht matka alguses juba, nii et ülejäänud matka oli siis rohkem vähem, olid jalad märjad kogu aeg. Lisaks liiga raske varustus ja osa päevi olid liiga pikalt planeeritud. Seal Mädara juures ja osa lõpupäev olid lihtsalt liiga pikad. Tegin seekord 15 päevaga selle marsruudi läbi,
reaalne oleks kusagil 18 kuni 20 päeva selle marsruudi kohta, et normaalse pikkusega päevad oleks. Aga sellegipoolest oli tore, suure tõenäosusega järgmine aasta jälle. Osa lõikusid jätan sisse, Toomeojad ja Kuresood, näiteks Mädaraäärsed, need teed, need olid väga toredad. Osa asju kindlasti muudan ära, kas või näiteks see sama lõpp, see Palgineemele tulek on hästi tüütu kõmpimine sealt Käsmult Palgineeme otsa tagasi on juba 9 kilomeetrit, see on niisugune hästi tüütu. Aga seekord oli siis suht tore ja sellega on siis kõik.